Suheldes liitlastega kogu NATO territooriumil märkan ja kuulen, et kõik on ühel meelel, nagu me alati oleme olnud. Oli väga tähtis, et Iraan ei saaks tuuma- ega ballistiliste rakettide võimekust. Ja mida USA praegu teeb, on Iraani selle võimekuse vähendamine. Ja ma arvan, et see on väga oluline. See on oluline Euroopa julgeoleku jaoks, Lähis-Ida jaoks, see on eluliselt tähtis ka Iisraeli enda jaoks. Kui jutt on Hormuzi väinast, ollakse ühel meelel, et väin ei tohi jääda suletuks ja see tuleb võimalikult kiiresti taas avada, kuna see on maailma majanduse jaoks väga oluline. Suheldes liitlastega näen, et nad peavad intensiivseid arutelusid, nii isekeskis kui ka Ameerika Ühendriikidega. Mis on parim viis selle suure julgeoleku küsimusega tegelemiseks edasi liikuda? Ja lubage mul lisada, et olen täiesti kindel, et liitlased teevad, nagu alati, kõik vajalikku, et toetada meie ühist huvi. Alliansi peasekretär Mark Rutte üllatas selge toetusega Ameerika Ühendriikide tegevusele Iraani vastu ning lisaks sellele andis ta hoiatuse, mis võib selle kriisi kulgu muuta. Aga mis siis ikkagi toimub? Viimastel päevadel on Ameerika Ühendriigid tõhustanud operatsioone Iraaniga seotud strateegiliste sihtmärkide vastu. Rutte sõnul on nende tegevuste eesmärk nõrgestada riigi sõjalist ja operatiivset võimekust ning see juba toimub. Siin ongi peamine punkt. See ei ole lihtsalt üksik operatsioon. Me räägime eskalatsioonist, mis hakkab juba otseselt mõjutama arutelu NATO sees. Kes on kaasatud? Ühel pool on Ameerika Ühendriigid, kes juhivad sõjalisi ja strateegilisi tegevusi, teisel pool Iraan, kes vastab rünnakutele ja püüab kasvava surve all oma võimustruktuuri säilitada. Sellesse sekkub ka NATO, sõjaline liit, mis ühendab erinevaid riike ning selle liidu juht Mark Rutte otsustas selgelt sõna võtta. Ta kinnitas, et need tegevused ei mõjuta ainult Lähis-Ida. Tema sõnul on see ülioluline Euroopa julgeoleku, piirkonna stabiilsuse ja ka Iisraeli jaoks. See tähendab, et konflikt on nüüd ülemaailmne probleem, mitte ainult piirkondlik. Millal see juhtus? Rutte avaldused tehti nüüd, kui pinged on eskaleerunud, hõlmates rünnakuid, sõjalisi vastuseid ja strateegiliste marsruutide blokeerimise ohtu. See ajastus on oluline, sest see toimub ajal, mil maailm jälgib murelikult üht punkti kaardil. Hormuzi väin, kus on tähelepanu keskpunkt. Hormuzi väin on üks planeedi tähtsamaid mereteid. Seda läbib märkimisväärne osa maailma naftast. Ja Rutte ütles otse välja, et see tee ei tohi olla suletud. Ta rõhutas, et kaubandus peab kiiresti normaliseeruma. Sest tema sõnul pole mõju ainult kohalik, vaid globaalne. See mõjutab energiat, majandust ja rahvusvahelist stabiilsust. Kuidas seda käsitletakse? NATO peasekretäri sõnul käivad liitlaste vahel intensiivsed arutelud. Riigid räägivad omavahel Ameerika Ühendriikidega ning hindavad, milline on parim viis selle kriisiga toime tulla. Siin on oluline detail. Rutte jõuline sõnavõtt ei tähenda, et kõik Euroopa riigid sooviksid otse vastasseisus osaleda. Paljud on ettevaatlikud. Paljud Euroopa valitsused kardavad, et suurem eskalatsioon võib põhjustada tõsiseid majanduslikke tagajärgi ja laiendada konflikti teistele piirkondadele. Miks see oluline on? Kui NATO juht ütleb, et Iraani nõrgestamine on oluline ülemaailmse julgeoleku jaoks, muudab see olukorra poliitilist kaalu. See näitab, et probleem ei ole enam ainult riikide vaheline vaidlus, vaid seda nähakse nüüd laiemat ohtu kujutavana. Lisaks näitab mure Hormuzi väina pärast, et mõju ulatub kaugemale sõjast. Räägime naftast, ülemaailmsest kaubandusest, energiahindadest ja nende otsesest mõjust mitmete riikide majandusele ka väljaspool piirkonda. Praegu kujuneb olukord järgmiselt. See on pingeline. Ameerika Ühendriigid jätkavad tegevust, samal ajal püüab Iraan vastata ja oma positsiooni hoida. Ja selle kõige keskel hakkab NATO positsiooni võtma, isegi kui täielikku üksmeelt pole. Mis saab edasi? See küsimus huvitab kõiki.
kui konflikt süveneb, võib surve liitlastele kasvada ja praegune arutelu muutuda tegudeks. Praegu on meil selge signaal. NATO juht rääkis ja kui ta räägib sellisel toonil, kuulab kogu maailm, sest see võib olla alles millegi suurema algus.